Kuidas me peaksime üldse tutvustama õpilastele kohalike valimiste korda, milleks nad on? Kas me peaksime ka koolis kuidagi jõulisemalt võtma selle seisukoha, et kohalikud valimised ei ole päriselt samad, mis on Riigikogu valimised? Ehk siis ma annaksin esimesena sõna Pärnu linnapeale. Tere päevast, siis kuidas me räägime istudest või kuidas püsti, kuidas me teil enda mugavam on? Kolid anname. Suur tänu kutsumast ja kui räägime valimistest, siis ma arvan, et kuidas tutvustada noortele, mis on Riigikogu valimised, mis on kohaliku omavalitsuse valimised, siis ma arvan, et neid on kõige parem tutvustada ikkagi ühiskonnaõpetustundides. Ma ei tea, kas ühiskonnaõpetus on jätkuvalt on. Ma nii ammu lõpetanud, et ma pean igaks üks üle küsima, aga ma arvan, et see on kõige neutraalsem ja see ei tekita seda kiusatust ka poliitikutele minna kooli rääkima, et miks on juba ja mis on kohaliku omavalitsuse valimised ja miks te peaksite kindlasti osalema, et see on minu lihtsalt selline seisukoht. Ma ei usu, et see asi nii lihtne on. Kadri Jukur olen mina. Nimelt kohalikud valimised, nagu tegelikult Riigikogu valimised, muudavad väga oluliselt need jõujooni, mis õpilaste ja õpetajate vahe on, seda minu hinnangul siis. Ja ma ei ole sellega nõus, et ühiskonnaõpetuse tundidest päriselt piisaks. Sest kool õpetab ka väljaspool tunde. Õpetavad suhted, tähendab, et on tähtsad, millised suhted on õpilaste ja õpetajate vahel. Ka kooliruum õpetab tegelikult, ehk siis millise reklaami, millise informatsiooni me sinna kooliruumi laseme. Aga ma tooksin siit kohe mängu just nimelt kohalike valimiste kontekstis ühe hästi olulise asja. Ja see on nimelt see, et ehkki õpetajal on koolis mõnevõrra rohkem võimu, kui on õpilased, siis valijatena me oleme võrdsed. Ja kandidaatidena me oleme täpselt samamoodi võrdsed. Nii et tegelikult kooli dünaamikat võivad need kohalikud valimised väga muuta ja sellepärast ma arvan, et kui üldse millenegi rohkem rõhku panna, siis see on demokraatia kooli sees. Et kuidas iga kool ise otsustab selle, missugused peaksid olema meie kooli valimistele vastumineku hea tava punktid, mis on meile okei, kuidas meie tagame selle, et nii õpilased kui õpetajad saaksid võrdselt vajalikku informatsiooni, ilma et see õpetaja sümboolne võim siis võib-olla mõjutaks õpilase otsuseid ja tundidest ei piisa. Kas ma küsin kohe vahele, aga ütleme, et Haridus- ja Teadusministeerium teeb teatud põhimõtted selle kohta Eesti koolidele, missugused peaksid olema missugune peaks olema üks hea tava, kuidas koolis valimisi läbi viia? Kas ülevalt poolt selline asi sobiks? Kui sa küsid minu käest, ei sobi. Sellepärast, et poliitilised suhted koha peal võivad olla üsna keerulised. Kohalikul võimul ja koolil on omavahel keerulised suhted, ministeeriumil kooliga on omavahel teistsugused suhted. Nii et ma arvan küll, et kohalike valimiste puhul me peame väga-väga silma vaatama iseendale kui kodanikele ja mõtlema, et me ei saa kõiki asju lasta iseendale päris ette kirjutada, me peame ise ka mõtlema oma peale. See oli minu vastu. Ma olen kohe siit edasi, võib-olla saab kommentaariks midagi muud. Ma siiski võtaks selle julguse ja ütleb, et Haridus- ja Teadusministeeriumilt mitte ainult, et me peame, vaid ka oodatakse, et Haridus- ja Teadusministeerium võtab siin sellise algatuse. Ja nagu ma siin väikses sõnavõtus alguses ütlesin, et mul endale see teema pakub väga huvi just selles mõttes, et siin tekib selline põhiseaduslik dilemma. Et ühelt poolt on tegemist alaealistega, 16-17 teistpidi me anname teile põhiseadusliku õiguse 16-aastaselt valida, mis otseselt justkui tõstaks teid juba täisealise otsustusikka, eks. Et seal on, ma ei taha minna nendesse nüanssidesse, mis saab olema huvitav debatt, aga näiteks kui vanemad sel päeval otsustavad, et sa oled koduarestis, et kumb on sul suurem õigus, kas lapsevanema õigus öelda, et sa oled koduarestis, kõik nutiseadmed on konfiskeeritud ja sa ei saa valida, või on su õigus põhiseaduse ees minna valima kõrgem ja siis võiksid sa justkui hakata oma vanemate üle nagu nõudma, et sul on kui lapse õiguseid põhiseaduslik õigus riivatud.
lihtsalt selline huvitav mõte, aga neid mõtteid on mul siin tekkinud viimastel nädalatel üsna palju rohkem. Aga mida nüüd Haridus- ja Teadusministeerium soovib koostöös ENL-i ja siis ütleme otseselt ka EÜL-iga, on see, et leida selline mõnus hea tava, sest kui me vaatame viimase 20 aasta poliitilist sellist vaidlust, siis kõige rohkem on poliitikas käitumismudelit mõjutanud just need samad valimisvalvurid, erinevad organisatsioonid, kes on jälginud ja toonud selliseid ebaeetilisi samme välja. Aga enne seda, kui me saame öelda, mis on ebaeetiline või eetiline või õiguslikult õige või mitte, me peaks ütlema, et siin on meie mingid kokkulepped. Ja kui nüüd minna juba järgmiste teemade juurde, mida ma tean, et me tuleme kohe, siis ma jätan kõrvale, et minna selle esimese küsimuse juurde, mis peaks koolis olema. Üks on jah, ühiskonnaõpetuse tunnid, kõik muud debatid, mis teil on koolis, ega see ei ole ainult seal, see võib olla klassijuhataja tunnis, see võib olla see elamaki kui ühiskonnaõpetuse tunnis, see võib olla teil erinevate õpilase esindusüritustel. Ja ütleme selline koolis isene debatt ka koos õpetajatega, aga eraldi, see on üks ülioluline ja hästi vahva oleks, kui noored suudaksid sinna panna ka neid tõesti kohalikke teemasid, sest avalikus meedias armastatakse pigem ära siduda selliseid suuri teemasid, ma ei tea, alates Ameerika pommitajatest kuni millegi muuni, mis kindlasti on lihules väga olulised, aga suure tõenäosusega kohalikel valimistel on veidi teised nagu teemad. Teine pool on selline avalik debatt, et kas ja kui palju me näiteks kohaliku teemasid suudame üldse mõistetavaks teha. Kas kanalisatsiooni ja vee teemad on tegelikult noortele arusaadavad, et see ma ei tea, haljastusteemad, kuhu tuleb teetamm, kus koha pealt läheb läbi mingi veepurre, et kas nad on piisavalt, vabandust, ma nii ütlen, seksikad teemad, et nende ümber tegelikult kohalikel valimistel sa lähed nagu valima ja ütled, et see on nüüd see, mis me tuvitab, aga see on tegelikult see, mida volikogu hiljem otsustab. Või kus toimub mingisugune läbipure millelegi. Ja kolmas pool, mida ma ütleks, on see, et väga vahva oleks näha, et selline debatt ka koju jõuaks. Tegelikult päriselt kohalikud teemadel, kus noored saaks öelda, et näed, et me seal kodus vaidlesime isa, ema, venna, õega ja näed, nüüd mul on sihukene mõte. Mitte see, et ema isa ütlesid, et kuule, seda peab valima, vaid just, et teil on debatt kodus, et see on võib-olla ka noorte puhul hästi põnev. Ja Andres Laanemets ütleb, aga olen mina, et palju on ju ära räägitud ja kui ma tulen selle debati või küsimuse juurde, mis kõlas, kuidas peaks tutvustama valimiste korda, siis ikkagi peaks tutvustama võimalikult neutraalselt ja faktipõhiselt ja ikkagi ühiskonnaõpetuse tund on tõenäoliselt kõige õigem koht minu arust ka selleks. Aga korraks segan vahele, kas koolil peaks olema isegi mingis mõttes nagu kohustus nendele valiealistele noortele vähemalt öelda seda nagu rohkem? No seda kohustab juba õppekava, et sellest peab rääkima ja õppekava peab nagu täitma. Ja mida ka minister mainis, et tegelikult debatid on olulised, et mina saan ka rääkida sellest, mis me Süterakas teinud oleme, et me olemegi alati, kui on valimised, kas kohaliku omavalitsuse valimised, Riigikogu valimised, me olemegi korraldanud debatte ja üritanud kutsuda sinna kõiki kandideerivaid jõude, pidada, et see debatt oleks võimalikult nagu demokraatlik ja hästi juhitud ja sellest nagu lähtunud. Et kõik muu on muidugi ka oluline, ma ei tea, koolikultuur ja nii edasi, aga tulles küsimuse juurde, siis jah, selline vastus. Et kindlasti õpilaste poolt ka, et ühiskonnatund esimene asjana ja siis sellised üleüldised debatid, et nagu minister ka mainis, et kui meil tekib see diskussioon, siis kas klassis või siis õpilasesinduses, et näiteks ka teil õpilastel on endal siis võimalus haarata siis see nii-öelda koordineeriv roll ehk siis jälgida seda, et kas kõik õpetajad või teised õpilased teevad kõik eetiliselt või siis ka harida teisi õpilasi, mis on ka, ma arvan, väga tähtis, kuna koolis on väga palju sellist suhtlust hästi palju, et ma arvan, et see isiklik kogemus on ka väga oluline ja tähtis ongi see, et varasemalt siis nii ühiskonnatunnis kui ka siis näiteks selle hea tava
mis ministeerium plaanib või siis näiteks kava, mida õpilasesinduste liit plaanib siis teha õpilasesindustele, et siis vastavalt sellele siis sealt arusaamad hiljem ka kõigile teistele õpilastele ja nii edasi. Aitäh. Tulen korraks teie juurde tagasi, et kas teile läheb korda see, missugune on teie kodukoha kergliiklustee? Millised on veel teemad, mis teile korda lähevad näiteks? Juurde, koha pealt. Just teie kodus. Palun. Kas sa oled Viimsist? Veel midagi? Ühistransport, kergliiklustee, mis on veel teemad, mis teile korda lähevad? Sportimisvõimalused veel? Mänguväljakud, lasteaiad, veel? Noorte vaba ja okay. huvitegevused nagu kultuurilised, need vabaaegsed noortele. Jäätmekeitlus, nii väga hea, jääme jäätmekeitluse juurde. Aga meil korraks käis läbi valimisdebati teema juba, koolides valimisdebatid. Valimisdebattide juures ilmselgelt meil peaks olema mingisugune rangem reeglistik ka selles osas, kuidas me neid läbi viime. Ehk siis oletame näiteks seda, et koolidirektor on ka erakondliku kuuluvusega. Ja koolidirektor tahaks väga valimisdebatis osaleda. Ta võtab lausa puhkuse selle jaoks, et ta tööajal seda ei teeks. Kuidas me sellesse suhtume ja missugune teie arvates peaks olema üks hea valimisdebatt niimoodi, et noortel on asju presenteeritud ausal viisil. Alustab see, kellel esimesena mõte pähe tuleb. Mul tuli esimesel mõte pähe ja ma korrigeerin, et kuna esimene küsimus oli selles, et kuidas tutvustada valimisi, siis ma ütlesin, et ühiskonna õpetuse tundides on kõige mõistlikum tutvustada, sest see ongi neutraalne ja teine asi on valimisdebatid, et sellele tuleb kindlasti läheneda teistmoodi. Aga siin on minu seisukoht ilmselt minu oponentidest erinev ja ma väidan, et valimisdebatte ei tohi minna tegema poliitik koolidesse. Et mõtleme, miks need poliitikud lähevad need valimisdebatte tegema. Nad mõtlevad, et need õpilased, kes koolides on ikkagi, vabandage väljendust, on lambad. Et noored rohelised, neid on võimalik kuidagi ära meelitada ja sellepärast lähme teeme ja räägime neile, et vaat kui hea on meie erakond, et valige meie erakonda või mis iganes. Et mõtleme korra sellele, et miks näiteks need samad poliitikud ei lähe näiteks politsei prefektuuri või mingisse haiglasse ei lähe valimisdebatti tegema, sest nad teavad, et seal on nagu nii-öelda täiskasvanud inimesed, kellel on mõistus pealt, keda on raskem ära rääkida. Noorte puhul on nagu tundub väga lihtne saak, et lähme kooli, lükkame ukse lahti ja räägime, et meie erakond teeb teile siia mänguväljaku või seesama mingi prügikastid paneme üles, see jäätmekeitluse küsimus. Et räägime lihtsalt ära ja et on lihtne saak. Et seetõttu ma arvan, et kui me tõstame need samad õpilased, kes on täna 16, 17, 18 aastased, tõstame nad valijatega, teiste valijatega ühte kategooriasse, siis teeme samade mängureeglitega, nagu me teeme täiskasvanutele inimestele. Et ongi erinevad valimiskoosolekud, kuhu on oodatud ka noored. Las need poliitikud mõtlevad välja, kuidas need noored sealt kooliseinte vahelt saab välja sinna nende samade täiskasvanutega koos ühte saali rääkima, arutama ja suhtume nendesse õpilastesse samamoodi, nagu me suhtume täiskasvanutesse. Aitäh. Nii, ma annan kohe sõna Andres Laanemetsale, aga kohe pärast seda tahaks ministrile ka sõna anda, sest et selle liigutuse peale tuli peaaegu pea otsast ära. Hea Lomek, meie kodulinna Pärnu linnapea, sa oled käinud Süntevakas debatil, väga hästi on seda käinud.
ma kohe korrigeerin, mina initsieerin seda. Kui direktor kutsub mind debatile, siis ma loomulikult lähen, eks ju. Aga ma ütlesin veel kord, et minu isiklik seisukoht on see, et see ei ole mõistlik, et erakonnad kutsuvad. Loomegi septembris oled oodatud jälle. Ma isegi siia tulles mõtlesin, kas ma ikka tulen, sellepärast et pärast öeldakse, et näe valimisreklaam. Ja et ühesõnaga minu nagu täiendus siin on see, et noori ei saa alahinnata. Ma arvan, noored on valdavalt või vähemalt nad peaksid olema ja ma usun ka enamuses on piisavalt kriitilise mõtlemisvõimega ja näevad, näevad nii-öelda läbi seda, mida siis nagu räägitakse. Eks selles mõttes, et kui nad ju valivad poliitikuid, siis oleks neil õigus kohtuda ka poliitikutega lihtsalt, et kuidas seda korraldada, kuidas teha nii, et see debatt oleks kõigile võrdne, et see oleks kuidagi kallutatud, et selles on küsimus. Ja samamoodi, et debati külastamine ei ole ju kuidagi nagu kohustuslik, et ta ei ole nagu tunniplaani 4 tund, et debatt ja siis pärast lähed nagu matemaatikasse, vaid et vähemalt meil on debatid olnudki nii, et põhimõtteliselt kool saab läbi, koolipäev saab läbi ja selle lõpus on debatt ja siis tullakse ja tõenäoliselt seal on nagu oma roll võib-olla õpetajatel rääkida, et see on oluline, minna sinna ja kuulata, aga mitte midagi ei juhtu siis, kui kellegi vabadus on see, et ta ei lähe sinna. Tohin ma lühidalt vahele võtta? Aga küsimus on ju selles, et kes seda debatti korraldab ja kes sinna inimesi kutsub. Minu meelest see olen küll õpetajate asi ainult ega direktsiooni asi, et siin noored inimesed tekkinud oma silmanuugid lahti ja pidagi direktsiooniga nõu, kes on need inimesed, mida teie tahate näha oma debattidel, missugused erakonnad, missugused valimisliidud, kes üksikkandidaatidest, see ei ole õpetajate korraldatud pidu teie jaoks. Te peate ise ka siin natukene ikkagi ja miks te ei võiks seda läbi viia ise? Teil on väga head väitluskoolitused olemas. Ma kõigepealt rääkides korraks, et kuidas need asjad peaksid olema korraldatud. Tavaliselt need debatid ilmuvad kooli sellepärast, et mitte poliitikud tahaksid oma erinevad põnevat näldi jagada, vaid tegelikkuses tekivad nad paljus ja ma ütleks peaaegu 99% kooli initsiatiivil. Ehk siis valimiste perioodil on kõik koolid dilemma ees, et justkui nad peaksid rääkima poliitikast ja valimistest, eriti nüüd, kui nad on ise valijad ja teistpidi koolid püüavad hoida neutraalset joont, ma loodan isegi siis, kui koolidirektor ise kandideerib ja selleks nad tekitavad tavaliselt selliseid laiemad debatte ja kutsuvad kõik erakonnad esinema. Ja see oleks võib-olla esimene reegel, et selline nimi nagu, te kõik olete ühiskonnaõpetust veidi õppinud, kes varem, kes hiljem, tulete selle teema juurde tagasi, aktiivne valimisperiood sellel aastal tähendab seda, et selleks ajaks, kui te lähete septembris uuesti kooli, see tegelikult on üsna varsti, ja lähete septembris uuesti peale ilusat suvepuhkust kooli, toimub juba aktiivne valimisperiood ja see on kuni 15. oktoobrini. Ja kogu selle septembri ja poole oktoobri peal on oluliselt lihtsam, kui ka ühiskonnaõpetuse tundides enam täiesti juhuslikult ei satu kõik ministrid ja kohalikud poliitikud seal käima, vaid need korraldataksegi kas siis mõne aja tagant või üks suur debatt, kuidas iganes koolis, nii et ma ei näe seal mingit graafikat, kui see on korraldatud kõigile osapooltele ja nii nagu te teate, siis hetkel me oleme ka see tava juures mõtlemas, et see peaks olema ka raudne reegel. Jah, noorte loomulikult on ka valik, aga see raudne reegel on see, et kõik on kutsutud. Et sulle võib mingi üks erakond või seal kandideeriv nimekiri tunduda natukene kummaline, kui ta just ei ole kuidagi ebaseaduslik, aga siis juba õiguskaitseorganid sekkuvad sinna ja nad on kõik kutsutud. Jääb alati see vaba valik, et nad ei tule, aga nad kõik on siis kutsutud. Teine teema on see, et kas nad on nüüd, kas see debatt kuidagi näitab, et need noored inimesi alahinnatakse, ma ütleks vastupidi. Täna see arutelu noorte inimestega, ma olen neid debatte teinud väga-väga palju ja käinud noorte inimeste küsimused, kui nad lõpuks saavad ennast soojaks hakkavad küsima, on oluliselt teravamad ja oluliselt vahetumad
kui võib-olla mõnes teises seltskonnas. Nii et selles mõttes ma usun, et kõik poliitikud, kes veidi on käinud noorte hulgas, ei alahinda neid kuidagi. Ja viimane, mis on võib-olla oluline siinkohal, on see, et minu mõte, palve ja loodetavasti jõuame ka institutsionaalselt selle paberile panna, on see, et ei enne debatti, ei peale debatti, ei debati ajal ei ole reklaam lubatud. Ehk siis täiesti juhuslikult mingi nänni jagamine seal koolis, mingite posterite ülespanemine või allavõtmine ei ole okei. Et see võiks olla see osa, mis me nagu ette kokku lepime. Aga kõik ülejäänud see, sa debateerid, sind kutsutakse esinema, sa käid ja kui ta on võrdsetel alustel samamoodi, siis ma ei näe sellest raha. Mul on väga hea meel, et me jõudsime valimisreklaamini. Sellepärast, et olen kuulnud ka seisukohta, et meil on kõik hästi valimisreklaamiga, kuivõrd reklaamiseadus keelab reklaami kooliruumides. See on üheselt reklaamiseaduses paragrahvis 8 olemas. Kui ma siia ruumi tulin sisse, siis tabas mind ka kommertsreklaam. Ma ei ole käinud peaaegu mitte üheski koolis, kus ma ei näeks teatrietenduste, jõusaalide, ma ei tea, mille kõik veel reklaame. Me teeme mööndusi, sellepärast, et me arvame, et see on kultuur, see on kasulik, me võime reklaamida sporti, kehakultuuri, teatreid, see ei tee lastele midagi halba. Kus meil on see garantii, et nüüd ühel hetkel ei käi krõks ja öelda, et aga valimisreklaam on ka tegelikult õpilastele väga kasulik. Sest reklaamiseaduse seesama paragrahv 8 ütleb ka, et reklaamikeelule võib teha ka väikseid mööndusi, kui see on suunatud lapse käitumise avalikes huvides suunamisel näiteks. Et meil ei ole nüüd jooned nii selged tegelikult. Ma olen absoluutselt igasuguse nänni vastu, aga mul ei ole praegu garantiid, et meie koolid suudaksid selle üheselt läbi viia. Ma toon veel ühe keelu siia sisse, et see teema oleks teile veel natukene selge. Või siis ma toon keelu sisse, et oleks segasem, teeme siis nii. Ütlen, et ma olen väga selle poolt, et noort valijat tuleb informatsiooniga võimestada, et te saaksite aru, kui palju tegelikult teie kätes on. Aga üks kand on veel, keda tuleb natuke võimestada, need ei ole mitte kooli direktorid, vaid need on koolide õpetajad, kes on samuti suhteliselt terve mõistusega inimesed, saavad asjast aru, võiksid nagu poliitikas osaleda, aga me näeme need tegelikult ka kohalikus poliitikas väga vähe. Miks? Lihtsalt küsimise kohad. Kohati palju ja kohati kardavad, ütlesid Roman minu teiselt käel. Kas kardavad või? Tegelikult see on hea küsimus. Me võtsime selle debati eelmine nädal üles haridusministeeriumis. Jälle põnev teema. Et kus on see piir jälle alaealise lapse puhul, kus ütleme direktor, kaudselt te puutute kokku direktoriga kogu aeg, kogu lugupeetud direktori vastu, aga õpetajaga sa puutud sellest kokku, et ta paneb sulle hinde. Ja kui õpetajatest juba arvestatav osa on kohaliku volikogu, näiteks fraktsioonide esimehed, kandideerivad erinevates nimekirjades ja samal ajal nad sind hindavad koolis. Et see on tegelikult teema. See tegelikult on siiamaani, kuni te läksite koolist ära, otseselt ja hiljem, ütleme, see ei olnud nii otseselt seotud, aga täna te olete edasi need samades tundides. Ja me loomulikult loodame kõik, nii nagu siin juba sõnastati, et kõik õpetajad on suhteliselt hea mõistusega, aga see on kui avalikus ruumis, meedias, meil on mingi periood, kus me ütleme, näiteks ajakirjanik ei tohi olla samal ajal ajakirjanik, kes on neutraalselt infot edastav ja ei tohi kandideerida, ehk siis ta peab tegema seal valiku, siis küsimus on, et kas me näiteks peaksime õpetajate puhul sama ütlema, et kui ta tahab kandideerida, las ta kandideerib, aga siis ta teeb selle valiku, et seal on põnev huvitav teema ka. Nii, aga annaks nüüd ühele noorele valijale ka sõna palun. Ei muidugi selles mõttes, et kui te debattide juurde tagasi tulla, siis kindlasti on hea, nagu ka Kadri ütles, õpilasi võimustada. See, kuidas debatid toimuvad, on jällegi selle eetilise koodeksi küsimus, kus kindlasti võiksid olla siis kaasatud ka õpilased. Ehk kui korraldataksegi debatt, siis õpilased on sinna selle korraldamisse vähemalt kaasatud. Ja ma arvan seda ka, et praegusel noorel selle nii-öelda populismi uskumisega on, ma arvan, paremat lood, sest
noh, nad saavad vähemalt aru selles mõttes, kui keegi üritab midagi valetada või seda. Mis puutub sellesse rollikonflikti, siis kindlasti kui õpetaja kandideerib, siis ta peab väga hästi tegema vahet, kuna on tööaeg ja kuna on see nii-öelda valimiskampaania aeg, et see võiks ka siis olla selles nii-öelda eetikakoodeksis kirjas või siis vähemalt endale teadvustada, et ma ei räägi oma siis valimiskampaaniast nagu tunni ajal, et see jääb siis kas väljaspool kooli või kuhugi mujal. Nii, ma sain aru, et Andres Laanemets ja Romek tahtsid veel mõlemad sõna, nii et Andres Laanemets, palun. Lihtsalt väike repliik jah, et ma nagu väga tonti ei näe, et kui õpetaja soovib kandideerib ja meil endalgi üks õpetajatest on Pärnu linna volikogu liige ja inimene, kes on professionaal, hoiab lihtsalt need asjad lahus ja kui peaks tekkima, et seal on mingisugune mõjutamine, mis ei ole nagu väärikas ja kohane, siis ongi see koht, kus nii-öelda olla valimiste valvur ja anda nagu teada sellisest ebaeetilisest käitumisest ja siis on näha, mismoodi õpetaja seda õigustab, reageerib ja võib-olla kuskilt tuleb välja, et ta ei sobi õpetajaks. Ma võib-olla täiendan, et see õpetaja rolli puhul, seal võib-olla ei ole oluline isegi see kandideerimisperiood, vaid hilisem periood, kui see õpetaja ongi volikogus, et mul on mitu õpetajat öelnud, et miks nad ei kandideeri, ongi see, et nad kaitsevad iseennast sellega, et hiljem näiteks ei tule mõni õpilane ütlema, et sa panid mulle halva hinde sellepärast, et ma sind ei toeta või sinu vaateid ei toeta või sellepärast nad kaitsevad ja hoiduvad kandideerimast. Ja ka teistpidi on, et kui sa oled õpetaja ja sul on võib-olla tõesti eetikakoodeksis on öeldud, et sa ei seo poliitikat ja õpetamist, siis igal pool võib libastuda, nii et selle tõttu on nii õpetajad kui ka koolidirektorid, Pärnus on ka ikka koolidirektorid pigem hoiduvad olemast volikogus ja kandideerimast sinna, kuigi on ka meil koolidirektorid on volikogus, aga ikkagi nad hoiduvad ja just selle tõttu, et nad tahavad selle sama õpetaja ameti ja ei tekiks seda võimalust, et neid süüdistatakse üht või teist. Nii, Kadriukule veel üks väike sekandi. Ma arvan, et siin on natukene vaja vahet teha ka, et missugusest omavalitsusest me räägime. Kas te palun käed, kui palju kes on Tallinnast, Tartust või Pärnust? Okei, aitäh. Tõstke palun käed kõik ülejäänud. Nonii, et tundub, et jah, väiksematest kohtadest on rohkem. Meil on tegelikult ka see vahe vaja endale selgeks teha, et suurtes omavalitsustes tegelikult see kohaliku poliitika teostumine on reaalsest valijast, ta läheb natukene kaugele. Nüüd, mida väiksemast vallast te olete, seda tähtsam minu arvates oleks mõelda ka selle peale, ühelt maalt, jah, meil võib olla koolidirektor ühest erakonnast või valimisliidust, mõni õpetaja, kes on siis volikogus, võib kuuluda teise valimisliitu või erakonda ja õpilasena oled sa valijana hoopiski mingitel kolmandatel vaadetel, aga kui küsimuse alla tuleb otse prügikast või rularamp, et siis tegelikult te saate kõik kokku. Ja siis suured ja tähtsad küsimused kohalikul tasandil tegelikult lahendatakse tihtipeale ära asjalikult. Et ärge laske ennast ka sellest erakondlikust kuuluvusest nagu iga kord nagu niivõrd väga pimestada. Aga üks teine mõte siia juurde nüüd veel see, et te võite olla samamoodi ka kandidaadid. Kui te olete 18, siis on teil kohalikus omavalitsuses täiesti võimalik ka ise volikokku kandideerida. Et siit tuleb mängu tegelikult see valija vastutus ka. Et mille eest sa valid, kui me räägime heast tavast, siis vahel läheb jutt sinna poole, et see oleks nagu kellegi teise teha või kokku leppida. Aga valimiste hea tava esimene punkt minu meelest on see, et sa võtaks sa viid ennast kurssi. Millest jutt käib? Sa ei lähe valima ega sa ei jäta valimata lihtsalt sellepärast, et sa oled ignorant ja tobu, vaid sa tõesti uurid välja, kes räägib mida, kes lubab mida, mis on kellegi võimalused. Et ilma sellega minu meelest üldse ei saa edasi. Tahaks nüüd jubedalt küsida, et kas keegi teist kandideerib, aga ma ei küsi seda. Igatahes, aga mõtlemegi nüüd seda, et meil on aktiivne õpilasesinduse liige. Ta on meil
järgmisel aastal 12. klassis. Igas mõttes kooli kõige kõvem vend on ju. Ja nüüd ta kandideerib ka. Kuidas peaks koolipere sellises olukorras kuidas peaks tema selles olukorras käituma? Kindlasti on see väga, väga hea, kui noored ise ka kandideerivad, sellepärast et tihtipeale on nii, et väiksemates omavalitsustes ongi väga palju noori juba ja ongi hea, kui on näiteks üks siis eestkostja vähemalt noortel. Mis puudutab siis selles jälle ebaeetilisse käitumisse, siis sellest see jälle oleneb. Et ütleme, et kui ta on seal õpilasesinduse president, siis võib-olla jah, see on jällegi see õpetaja ja õpetaja kui kandidaadi teema, ehk siis ta väga selgelt eristaks seda, kuna ta on siis näiteks õpilasesinduse president ja kuna ta on kandidaat. Ehk siis kindlasti tuleb koolis sellised olukordi ette, kus õpilane siis nagu räägibki, et ta kandideerib. Ma ei tea, kuidas seda nagu keelata saaks, sellepärast et no õpetaja ja õpilane, see on nagu veel teine teema, aga nagu õpilane, see on jällegi selline kaheldav asi, et siin on jällegi pigem siis teistel noortel endal mõelda kriitiliselt, kas ta nagu tegelikult ka siis suudab need lubadused, mis ta on lubanud nagu ellu viia. Korraks segan vahel, kas selline noor õpilasesindus peaks jätkama? Ma arvan, et see on jällegi sama asi nagu õpetajatega, ehk see on, ma ei usu, et nagu topeltstandardid oleks ka nagu head selles mõttes, et kui õpetaja ka kandideerib, siis ta ei lähe töötaja. Äkki läheb? Ei pruugi. Aga mis puutub, ütleme, et kui ta saab valituks, siis siin tuleb see küsimus, et jah, et kas on nagu või selles mõttes jah, et kui ta on juba ära kandideerinud, et siis tuleb vaadata seda, kuidas ta nagu hiljem nagu õpetajatega ise käitub ja et kui palju ta sama seda nii-öelda võimu kasutab või mitte. Et seal tuleb see täpsemalt paika panna, mida me ka varsti õpilasesinduse liiduga üritame teha eetikakoodeksi. Kellel võib veel võtta selle? Ja, et las ta kandideerib, et võtaks täitsa rahulikult. Kandideerib ja siis tunnis on ta õpilane ja arutab õpetajaga asju, mis on nagu tunni asja. Õpetaja on volikogus opositsioonis. Las ta olla. Minu arust, kui on nagu normaalsed inimesed, natukenegi professionaalsed inimesed, siis nad mingis ruumis, milleks on õppetund, ajavad selle õppetunni asju. Ja kui ta on õpilasesinduse liider, siis ta ajab õpilasesinduse asju. Loomulikult nagu oma isiksusega ta mõjutab ka ju teisi paratamatult, aga ta ajab ikkagi konkreetset asja ja las ta siis koolis räägib oma sõpradele ka oma ideid, et tavaliselt nii see on ja siis võib-olla kandideerib juba need 2 järgmisel korral. Et aga mis nagu ei ole nagu minu arust hea, et kui siis liider, ma ei tea, võtab nagu rahva kokku ja hakkab pidama nagu koolisaalis näiteks mingid suuri kihutuskõnesid ja programme, nii-öelda sisse pole enam debatti. No suvi on vahel, eks ole, siis saab teha igasugust kampaaniat. Aga just nimelt kohaliku poliitika ja sellise Riigikogu valimiste üks suur vahe on ju see, et kui inimene valitakse Riigikokku, siis ta just nagu läheb ära Tallinna. Siis ta on Toompeal ja 3 kuuga seal mõledas õhus hakkavad asjad juhtuma. Aga kohalikud poliitikud nagu jätkavad reaalselt tegutsemist oma enda tegevusalal, ükskõik kes nad siis on, põllumehed või õpetajad või õpilased. Ja natukene skisofreeniliseks see olukord võib tõesti minna, et selleks peab olema valmis ja kuna erinevad rollid väga hästi lahus hoida. Aga kui Riigikogu valimised ära lõpevad, siis on nagu heaks mõneks aastaks justkui rahu mõisas, et siis ei saa nagu midagi enam valida. Aga kohalikul tasandil tegelikult hästi palju tööd tehakse ju ära komisjonides. Ja komisjonidesse on ka tihtipeale kaasatud inimesi, kes ei ole üldse volikogu liikmed ja ma näen seal ka tegelikult noortel valijatel väga oma kohta.
et kui teie kohalikus uues vallas kusjuures, sest ärge unustage ära, et meil tulevad väga paljudesse kohtadesse nüüd täiesti uued valla piirid. Nii et vanaema või vanaisa või ema-isa ei oska teile enam öelda, et vali Jüri, et tema on mõistlik mees. Te ei tunne lihtsalt neid kandidaate enam, te peategi lugema hakkama. Teil ei jää lihtsalt muud üle. Aga ärge siis pärast valimisi nagu ära unustage seda, et kui te näete, et koolis on mingi draama, mis vajab lahendamist kas või, et on olemas komisjonid, igas vallas natuke erinevad ja nendega võib ka suhelda valimiste vahelisel ajal täpselt samamoodi. Kas teil on vahepeal küsimusi tekkinud? Täiesti julgelt, andke käega arku. Klassikaline olukord. Ja väike sahin vaadatakse nüüd. Ei ole praeguse hetkel. Nii, palun, üks on. Ma annan sulle mikrofoni ka. Et kas õpilasesinduse näiteks koosolek on siis kooliväline aeg, kus ütleme õpilased president võib rääkida nendega poliitikast, et see nagu õpilasesinduse teema siin. Kuidas see oleks? Nii, mis te siis arvad? See õpilased ei näe. Õpilasesinduse koosolek, et ta hakkab seal rääkima, et valige mind või? Jah, sest see on nagu noorte vaba aeg ikkagi ja mitte kooliga enam seotud. No ma arvan, et kui ta nagu nii pöördesse läheb, et ta nagu räägib järjest kogu aeg, et valige mind, siis tõenäoliselt ei valitagi teda. Kõik sõltub ju ikka nagu inimestest, et tahaks nagu loota, et jaa, et ta võib-olla see on ka siis mingis analüüsi vormis pigem, et sellist nagu, kui ma kujutan ette su küsimusest, et üks istutakse maha ja ta hakkab nagu möllama, et siis pigem sellel on nagu halvad tagajärjest. Ma millegipärast kujutan ette, et see võib olla täpselt vastupidi, et ühel hetkel erinevatel põhjustel tekib selles õpilasomavalitsuses siuke arutelu, et kuule, et lähme teeme midagi. Ja lähme ja leiame selle noore inimese, et kõik vaatavad niimoodi üksteisele otsa ja siis see, kes ütles, et lähme ja leiame, ütles, no okei, mine siis. Et sellised tavaliselt ja siis see õpilasomavalitsus võib olla selles mõttes küll üsna üheselt selle kandidaadi taga. No ja ma nägin nagu väga umbisikus, et tegelikult meie noortest on erakondadesse kaasatud väga palju. Et see ei ole ju mingi selline teema, kus me räägime klassid ümber palava pudru. Tegelikult aktiivsete noorte hulgas on väga paljud inimesed täna kas otseselt mõne noortekogu liikmed või käivad noortekogu üritustel. Nii et selles mõttes, ja ma ei ole näinud nagu, et selle eest oleks kuidagi hinded hakanud teistmoodi või et seda on. Ja see ei sekku selles mõttes, et ühiskonnaõpetused tundis, jaa, loomulikult on. Ma tean näiteid nii ühte kui teistpidi, kus öeldasegi, et ongi õpetajaga kohe ja minnaksegi kohe vaidlema, öeldes, et see on teistmoodi ja ma ju käisin seal ja ma nägin seal üritusel, et seda on täna koolis, nii et ega selles mõttes ei ole uus teema. Juhul, palun. Aitäh, proua minister, selles märksõna sissetoomisest nagu erakondade noortekogud. Olen nendega ka mõnel määral kokku puutunud. Muuseas, inimese poliitiline meelsus kuulub delikaatsete isikuandmete hulka ja seda ei pea mitte kellelegi avaldama. Nii et me tegelikult ei ole mitte kellelgi võimalus teada saada, kes kooli õpilastest ühe või teise erakonna noortekogus kaasa lööb. Ja kuivõrd see nii on, siis tegelikult meil hakkab natukene läbipaistvus juba siin kannatama võib-olla mõnikord. Et meil võib olla poliitiliselt angažeeritud noori koolis palju, aga nad võivad tegutseda nii ei teagi. Ja sinna pole mitte midagi teha. See lihtsalt kuulub isikuvabaduste hulka. Teine teema on nüüd see, et edendan teile sketši ühelt sisseastumisvestluselt ajakirjanduse erialale. Olen aktiivne noortekogu liige, olen käinud erakonna kampaaniatel mitu korda kaasa tegemas. Esitab komisjoni liige täpsustava küsimuse, vabandust, milline erakond? Mul ei tulegi nagu täpselt meelde. Et nagu seal on ka hästi palju selliseid asju, et poliitiline angažeeritus ei pruugi iga kord olla seotud inimese enda mõtteviisi või meelsusega. Ja jälle ma vajutan südametunnistuse peale, et silmaluugid tuleb lahti teha, lugema tuleb hakata. Sellepärast, et meil on vaja ka sellist aktiivset meediapädevust või tekstipädevust, sest suur pikk valimiste periood on ju tegelikult suvel, kus me kooliga ei saa mitte midagi teha.
selleks, et võimestada noort valijat, et ta saaks õigesti aru asjadest. Nii et siin on tegelikult selline meediapädevuse ja teksti mõistmise ja kriitilise mõtlemise arendamise vajadus ikka üsna terav meil. Jah, tegelikult tahtsin enne veel kommenteerida ka seda, et väga palju noori juba on ammusest ajast igasuguste linna- ja vallavolikogude komisjonides läbi noortevolikogude, läbi noortekogude, ehk siis tegelikult me ei leiuta päris ratast, noored on seal juba päris ammu. Küll aga me juba rääkisime korraks ühest sorti noorteorganisatsioonid, ehk siis erakondade noortekogudest ja minu üks küsimus olekski seotud just nimelt sellega, et kuidas õpilasesindused, noortevolikogud ja teised eri sorti noorteorganisatsioonid saavad omalt poolt võimestada seda, et valimised oleksid korrektsed ja eetiliselt läbi viidud. Mis on just nimelt teie arvates see, et noorteorganisatsioonid, mida saavad noorteorganisatsioonid teha? Mikk, jälle on sulle. Jah, et kuna me ise ka siis õpilasesinduste liiduga siis ja noorteühenduste liiduga promoomegi just seda, et noored läheksid valima ja teeksid oma valiku teadlikult, siis eelkõige võiks siis õpilasesindused võtta ise korraldada selliseid projekte, mitte just siis nagu valimiskampaania raames, aga teavitus kui selline üldiselt. Praegult ongi meil näiteks tulemas noored valimisvalvurid, mis annab siis kõigile noortele võimaluse ise valimisi jälgida ja selle kohta siis lisa uurida ja muidugi ka õpilasesinduste ja noortekogu roll võikski olla selline, kuidas öelda, kooliperega rääkidagi siis läbi just nagu enne kui korraldatakse mingit debatti, et või üldse muud, et oleks kaasatud ja noored oleks teadlikud siis otsustest, mis tuleb. Et olen täitsa nõus, et see teadvustamine on hästi oluline ja võib-olla teadvustamine ka läbi selle aspekti, et noh, kuivõrd on suur hulk passiivseid, et siis tegelikult ka see valimata jätmine on valik, et mida see nagu kaasa toob ja sellest aspektist lähtudes nagu natukene mõtelda. Ja mida noored veel, et noh, ma arvan jah, et viia ennast kurssi ja olla selline kriitiline mõtleja, kriitilise suhtumisega kõigesse infosse, et see ei ole nagu ainult ju valimiste kontekstis, vaid nagu nii-öelda üleüldse üks kooli ülesandeid. Ja veel see, et ikkagi sellised selgelt nagu ebaeetilised käitumised seoses valimistega, et nendest tuleb rääkida, neid teadvustada, et mitte lihtsalt siis kuidagi pea ära peita. Noorteroll. Üks on jah see, et on kasvava ja areneva põlvkonnal ju loomulikult selline tuleviku vaatav, nii et eks noored on ka nõudlikud, et täna enamus kohalikud omavalitsused ja erinevad, ütleme, valimisliidud või erakonnad, kes iganes mõtlevad selle peale, et mis on siis see, mida sügisel teemadena võtta. Täna on hetk just see õige aeg, kus sama, kas õpilasesindused või noortevolikogud saavad panna laual teemasid, et täna kuni, ma pakun, et see mingi mai lõpuni on kindlasti see aeg, kus noortevolikogus, kuigi see on ka koolis kõige kiirem aeg, on noortevolikogude või ka komisjonide kaudu väga hea mõte üles tõsta ja võib-olla koolis debateerida, mida te tahaksite kogukonnas teistmoodi. Nüüd valimiste ajal see valvuri mõte, mida ma ka enne puudutasin, eks on ka sotsiaalmeedia. Et kui ikkagi on midagi, mis selgelt häirib, täna on kõik ju nii läbipaistev ja nii avatud, tulebki sellest märku anda ja tuleb seda selgitada, miks mitte ka arutada, et võib-olla te seal kohalikul kooli tasandil võtate üles mingid kohalikud teemad ja ütlete, et näiteks, ma ei tea, meil on täna sellised, ma ei tea, probleemid seal spordi tegemises, tehke sellega midagi, teete mingid pildid, saadate need laiale tingile, ütlete, hea tulevane volikogu kandideerija ja kuidas sa vastaksid sellele. Et olge ise ka niisugused nutikad, et ma usun, et kui te otsustate, et mitte just ise ei kandideeri, aga te tahaks mingite teemasid tõstatada, koolida seonduvalt, hariduse, noortega seonduvalt, miks mitte.
et see on niisugune algatuse pool, aga nüüd see valvuri puhul on jah, kindlasti, et kõigepealt lepiks kokku need, ütleme vähemalt pehmetki reeglid ja siis on juba meie igaühe asi, aga ma olen näinud, et need aastatega on tegelikult see tööle hakanud, on välja tuua ja öelda, et kuulge, see ei ole okei. Ja valimiste jooksul on väga selgelt näha, et kui keegi ka natuke libastub, siis tõmmatakse tagasi. Et sellel on oluliselt suurem mõju kui mingitel, ütleme, karistuse ja trahvimise kaudu toimub. Ma ütlen ka, et üks asi on need reeglid kehtestada enne valimisi, et kuidas koolis käituda. Teine asi on jah, et selle valimisperioodil see valimisvalvur meeldib see nimi. See tegelikult isegi kui noor inimene ei kandideeri või leiab, et see on ka valiku küsimus, et kas ma lähen valima või mitte ja loomulikult kõik ootavad, et noored, kes on valimisõiguse saanud, lähevad valima. Et hoolimata sellest, kui ta märkab mingit sellist tegevust, et nii nagu kooli juures kõik kommijanu täpselt samamoodi, et näed siin mingi erakonna või valimisliidu inimene hiilib ümber kooli ja üritab seal mingit nänni jagada ja kuidagi mõjutada neid noori. Et see on minu meelest väga hea üleskutse, et rakendada seda valimisvalvuri ideed ja loomulikult mõelda nagu kriitiliselt, et mida keegi lubab või räägib või minul on näiteks Eesti pärast hirm ühe erakonna pärast, et tegelikult 30. aastatel naerdi ka Hitleri üle, las ta nõustab seal õllekeldrites ja pole hullu midagi, aga tegelikult 12 aastat hiljem nägin kogu maailma, mis sellest juhtus ja siin on samamoodi, et kõikides nendes lubajatesse ja poliitikast rääkijatesse sellise kriitilise meelega surtida, see on nagu üsna oluline. Ja ma tahaksin siit kohe jätkata. Ennist oli juba juttu sellest, et tahetakse tulla koolidesse teinekord ka enne valimisi. Ja siin on väga selge põhjus, nimelt kool on ju selline koht, kus õppijad on seaduse jõuga ette aetud auditoorium. Te ei saa ära minna iga kord, kui teile koolis midagi pakutakse. Selle tõttu on kool väga magus koht. Ja kui me nüüd kohalikest valimistest natuke laiemalt mõtleme, jällegi teeme ühe väikse kallupi. Kas on teil kellegi tulnud ette mingi sellist asja tundide ajal, tuleb teile kooli mõni külaline või lektor, rääkima mingit juttu, millest üldse aru ei saa, kus see pärit on või miks ta siia nüüd tuleb. Tundub naljakas või iga. Tõstke käsi, kellel on sellist asja ette olnud. Ei, ma päris. Ja, just nimelt, see võib olla ka päästeametnik. Aga kool on see koht, kus te lihtsalt seaduse jõuga peate istuma. Midagi teha ei ole. Ja sellepärast on kool kõikidele tulijatele magus auditoorium. Nii et ma arvan, et kui te õpilasomavalitsustena suudaksite ka selle koha pealt nüüd oma koolisisese demokraatia arendamisel edasi jõuda, et pidada nõu direktsiooniga, et kuulge, keda on mõistlik meile tundidesse lasta, keda ei ole mõistlik lasta. Kui õpetaja tahab järgida, et kõik erakonnad on esindatud ja mõni ei ole ma olen ministriga nõus, et on üks selline debatt tõesti, kus kutsutakse kõik kohalikus omavalitsuses esindatud erakonnad ja valimisliidud, kas nad debateerivad. Teine asi on tõesti see, et ma olen sunnitud istuma mingis tunnis või klassis ja siis kutsutakse, ma ei ütle, X erakonna esindaja, kes nagu räägib poliitikast, räägib valimistest, X peab valimistel käima ja siis hakkab vaikselt pilgutama sinna, et vaata, meie oleme need kõige õigem erakond või valimisliit, et vaata, meid te peaksite nagu valima. Ta ei ütle seda otse välja, aga sa tilgutid ja sa ei saa ära minna, sest sa oled tunnis ja sa kuulad juttu sellest, et nii-öelda sellest ühiskonnaõpetuse tundi on kutsutud külalisesineja. Et ma olen näinud seda ka, ütleme ka Pärnu koolides, on öelnud õpilased, et jah, et meil käis siin üks ühiskonna õpetuse tunnis, käis üks lektor, rääkis meile siin, et kuidas maailm toimib, eks ju, aga oli sealt erakonnast ja ütles, et see erakond ongi see, kes selle maailma pöörlema paneb, et vaikselt on siis mõista, et keda tuleks
ikkagi varjatud mõjutamine. kohe on sõna ka ministrile, aga ma tahtsin korraks lihtsalt küsida ka seda, et kas teie arvates oleks siis parem see, kui näiteks septembrikuus ja oktoobri siis keskpaigani me enam sihukest tilgutamist, nagu te nimetasite ühiskonnaõpetuse ajalootunnidesse näiteks enam ei luba, aga koolidebatid oleksid sees lubatud? jah, ma seda tahtsingi öelda, et sellised nii-öelda varjatud propaganda tegemine, et ma tulen nii-öelda läbi viima ühiskonnaõpetuse tundi ja seal räägin sellest tegelikult, et vaata, et meie erakond on tegelikult see kõige õigem. Ma nagu peaks rääkima sellest, et kuidas valimised toimunud või kuidas ühiskond toimub, aga ma räägin sellest. Aga teine asi on see, et õpilasesindused otsustavad, jah, me tahame oma koolis läbi viia debatti, meil on sellised reeglid, me kutsume kõik erakondade või valimisliitude esindajad, nad räägivad oma seisukohti, me arutame neid, ütleme neile, mida meie tahame ja kuulame, mida nemad arvavad sellest, mida meie tahame. Ja see on nagu okei, seda ma nii välistada. Nüüd jah, näitel elust enesest, et kuidas need asjad on, kuni ei ole me öelnud otseselt seda, mida me täna ju proovime hakata ütlema, ehk siis me täna arutame, mida paberile paneme. Siiamaani on olnud koolidel väga erinev lähenemine. Osad koolid on tõepoolest teinud enne valimisi selle reegli, et nad teevad ainult debatti. Osad koolid on väga selgelt võtnud seisukoha, et nad ei tee isegi debatte, vaid debatt on kultuurimajas ja sinna läheb sinna, kes tahab. Või on seal lähemas maakonnakeskuses, näiteks Järvamaal oli täpselt see, kus oligi kultuurimajas maakonnakeskuses, kõigile oli anti võimalus bussiga kohale minna tasuta, aga kedagi sunnitud ja üldse ei kutsutud koolidesse. Ja on ka koole, kes teevad selle reegli, et absoluutselt igasse ühiskonnaõpetuse tundi kutsuvad ühe kandideerija igast erinevast erakonnast. Ja me oleme seda mõlemat pidi vaadanud ja mul ei ole täna siin küll õigust öelda, et kumb, ütleme, mulle meeldib pigem see debatt, aga see, kui on teinud nüüd õpetaja selle valiku, et ta kutsub absoluutselt kõik esindajad. Ja see võib olla valimiste vaheline aeg ja seda tehakse tegelikult väga palju. Ja selle reegliga lihtsalt, et kutsutakse kõiki ja õpetaja veel sinna juurde ütlebki seda, et see on selleks, et te ise saate küsida, arutada. Mul on olnud väga tuliseid vaidlusi, lihtsalt täpselt see ongi see, et kutsutakse, öeldakse, et kuule, et meil siin see ja see käis, on ju, tule räägi ka. Ja sa räägid seal alguses kõik seda torada juttu, et on 101 Riigikogu liiget ja mida iganes või Euroopa Liidus on sellised toredad asjad ja siis läheb küsimus ikkagi selles, et ma ei tea, kui vana on Savisaar ja ma ei tea, mis juhtus Mart Laariga ja kellel on milline koer, ja tegelikult noored ise tahavad minna täpselt selleni, mida sa võib-olla ei ole üldse valmis nagu vastama. Või mida, ma võin näite tuua Pärnu ühest koolist, kus läks vaidlus puhtalt selle ümber, mis loomsaastmine tulumaks on. Mul ei olnud hetkekski plaani minna poliitikasse, kuna küsimused läksid nii täpselt, siis niimoodi lõppes. Aga selles koolis oli reegel, et absoluutselt kõiki kutsuti. Nii et ma ütleks, et mõlemad võimalused on, aktiivse valimisperioodi ajal on omad reeglid, olen nõus, aga ülejäänud aja ma ei tahaks ühiskonnaõpetuse õpetajat hakata piirama ja ütlema, et ta ei või nüüd erinevaid Riigikogu liikmeid kutsuda. Vastupidi, näiteks ma tean, et Turba koolist oli uus õpetajad, oli sellise entusiasmiga, et ta otsustas, et tahab kõik 101 kätte saada. No ei saanud, aga mingi 30 sai. Ja kutsuski järjest Riigikogu liikmeid ja iga rahva oli, et miks mitte. Ma selles mõttes ei tauni, aga aktiivne valimisperiood on jah veidi teine. Andres Laanas, palun. Ja, et 30 Riigikogu liiget kutsus, ehk see oli 30 tundi või? Ei, no see oli läbi aastate. No aga kuulge, inimene on õpetaja, tema ülesanne on anda tundi ja tema saab selle eest raha. Ja kui ta saab selle eest raha, et ta nagu 30 tundis, lihtsalt on ka nagu üks kuulaja, siis see ei ole nagu väga õigustatud, talle raha maksta. Nii, ma pean kahjuks siin antud hetkel joone alla tõmbama. Ma tahaks veel korraks küsida teilt, kas teil on viimase kuu jooksul käinud kõnelemas mõni kohaliku tasandi poliitik ühiskonnast, kuidas KOV töötab, midagi sellist? 1, 2, 3, selge, aitäh, 4. Ja meil on põhimõtteliselt 1 minut aega, kas kellelgi on mõni hästi väike küsimus?
ei ole väikest küsimust, selge, igatahes sellisel juhul suur aplaus meie panelistidele.